Nii, meie suurt palju vaevanud Lego majja on kogu kolinud sisse koletis ja juba on ümber ajanud lambiposti, puu. Mis sul öelda on oma kaitseks? Ahah, okei. Nii. No tšau, uus vlogmas. Mul on reede õhtu. Mul oli täna kodukontori päev. Ja nüüd ma olen sealmaal, et ma teen süüa. Sellepärast, et Rando hakkab koju varsti jõudma. Teen täna sükest liha hapukorekastet ja kartulit. Ma ei tea, nüüd valgus on tagant. Võib-olla teil ei ole nagu väga hea siin näha. Aga ma mõtlesin, et äkki te tahate veel rohkem segaduses olla ja veel rohkem erinevaid nurki minu kodust näha. Praegult üks nurk, mida te ei näe, on see diivan, mis ma siia kööki tein. See on otsast otsani puhtaid riideid täis. Ja need tuleb üles ära viia. See on väga nõme, kui pesumasin on teisel korrusel nagu arvestades magamistubadega, nagu magamistood on üleval, pesumasin on all. Mis tuletabki meelde, et ma pean pesu kuivatama panema. Kogu aeg see pesu üles alla vedamine, see on ülitüütu lihtsalt. Aga selles mõttes ma olen ikkagi jällegi rahul, et mul on see kuivati. Et enne oli neid pesureste kogu aeg maja täis ja see oli ülitüütu, panen rohelist sibulat siia sisse. Et selles mõttes see on hullult hea, aga ma hullult naudin neid õhtuid siin köögis. Tegin just siin kapi pealt korda, küürisin kraanikausi ära. Need nõud said just valmis, pean ära pesema. Ei pea ära pesema. Pean välja võtma. Ja siis ma tõin selle kapsel kohvimasina töö juurest ära. Sest praegu me oleme selle presskannuga nagu kohvi teinud ja see on ausalt üldse jube lädistamine ja jauramine niimoodi igal hommikul, sest sellest ei piisa selleks kohvi, et me mõlemad saaksime juua hommikul ja siis tööle kaasa võtta, mis tähendab 2 täit tegema iga hommik. Nii et selle kapsel kohvimasinaga on küll võrdlemisi kallis, aga kuna ta olemas oli mul. No ma viisin ta kooli õpilastele enda sinna ruumi, et äkki tahavad kohvi teha päeval, aga see leidnud kasutust, siis ma mõtlesin, et okei, et ma toon ta ära. Ja kui ta juba on, et ostsin neid tavalisi kohvikapsleid, neil olid soodukaga ka. Et panen sinna. Lihtsalt mõnikord, kui on kiiresti vaja üks tass teha, me ongi niimoodi, et joome ise ära, aga Randole näiteks tööle kaasa vaja teha üks tass või midagi siukest, et siis saab ruttu teha. Kui päeval korra jooksed mingi 2 objekti vahelt koju, panen pipart ka. Et siis saad seda teha kiire kohvi. Aga praegu mul on telefon, miks ma üldse tulingi tere ütlema, see, et ma statiivi peal telefoni, ma vaatan Netflixi sealt. Tegelikult on tahvel ka, aga see on praegu kasutuses kuskil. Ja ma kogu aeg mõtlen, et ma tahaks kööki telekat, sest et mulle nii õudselt meeldib siin olla. Ja nüüd kui see diivan veel siin on, see on nagu mu unistuste koht, mu küünlad põlevad, kõik lilled, kolisin kõik kööki.
ja noh, mitte suuremaid ei kolinud, aga väiksemad kolisin kõik kööki. Ma olen mega rahul siin ja tahakski panna taustaks mingi Netflixi. Praegu vaatan mingit Love is Blind UK esimest hooaega, mis on hästi vana. Üks küüslauku siia salati sisse ka panen. Ja nii hea oleks jah. Või näiteks hommikuti, kui ma teen mingit kohvi ja vahel siin putru ja mingid asju on, siis paneks mingid jõulumuusika. See oleks nii mõnus, aga mul ei ole kuhugi panna seda. Siis kui ema siin majas elas, siis tal oli siin, teie taga on külmkapp ja külmkapi nagu peal oli telekas veel, see vana kineskoobiga suur telekas. Ja ka see külmkapp meie oma on nii kõrge, et sinna ei mahu ükski telekas peale. Ja põhimõtteliselt ainuke sein, kuhu seda panna saaks, on diivani kohal. Mis on nagu jabur, selles mõttes, et siit oleks hea vaadata, aga diivani pealt siis ei saaks nagu üldse vaadata, mis oleks nagu ülimanus vahel nagu ongi, et ootad, et midagi keema läheb või midagi istud või vedeled seal ja vaatad telekat, et see oleks nagu hullult mõnus. See on minu selline üks mõte, mis mul peas keerleb. Nüüd see ei ole seotud uue aasta tulekuga, vaid üleüldiselt, kuna siin on kogu aeg nagu remonti ümberehitused, et mida ma tahaksin kuhu ja mis kuhu sobiks ja mida kuhu vaja oleks. Et see köögis telekas, ma arvan, oleks väga mõnus. Ta ei peaks isegi suur olema selles mõttes, et see ei ole nii suur ruum. Ta ei ole pisike ka, aga ta ei ole ka hullult suur, et ei peaks olema üldse suur see telekas. Aga mina näiteks, teil on köögis telekas kellelgi või? Äkki on kellelgi või on olnud? Kuidas teie tunnete? Kas see annab midagi juurde? Kas seal on aega seda vaadata? Kas see on nagu tasub ära? Sest ega Teliad ja siukse mingid kohti ma uusi ei hakkaks ostma, ma vaatakski sealt seda YouTube'i ja Netflixi ja oleks väga mõnus nagu ütled. Võt. Aga ma tegelikult muud ei tahtnud öelda, et nüüd ma panen selle küüslaugu siia sisse. Siis ma hakkan siit neid pesusid ära viima. Söök on tegelikult valmis pliidi peal. Ja siis kui Rando tuleb, siis ma saan talle kohe söögi panna. Ja pesu panen kuulatama, nii et ma ei teagi. Aga ma ei tea, kas mul täna õhtul ongi teile midagi rohkem rääkida, et vaatame, millal jälle näeme. Nii, esimene jõuluüritus hakkab kohe. Ongi käes see aeg. Ma näitan teile natuke linna. Eriti palju polegi näidata, sest ma olen siin, lähen siia samasse Mulligalerii teatrilokaali uude, mis on avatud, või on varem, aga ometi ma juba näen, et mingid inimesed on kohal.
on ta igal juhul väga hea. Let's go! Tulin nüüd siis advendikalendrit avama teiega ja hull segadus on sellega. Ma ei olegi aru saanud üldse, mis asja see nüüd keegi kirjutas kommentaaris, et ma oleks pidanud tegema üldse teise katmed. Ma ütlen ausalt, mul on täielik segadus, et ma oleks pidanud tegema 8 ja 9 hoopis. Aga 9 on mul ju tehtud. Ja 10 ja 11 tegime ju ka. Ma ei tea, ma ütlen, ma olen viltu, ma tahtsin, et teie olete viltu, aga teie vaat, sul on mina ilmselt viltu. Aga ma lihtsalt teen 12 oli. Või siis ma olen täiesti sooda, 13 oli. Nii palju, kui mina aru saan, siis ma peaksin tegema 14 ja 15 praegu. Aga sellega on nüüd see, et ma olin 14 üle. 14 on siin. Ikkagi ma olen viltu. Ma ei saa aru, miks ma viltu. See raskus on siin mõnes ka. Oota, panen need siia. Kas nii? Ma ei tea. Igal juhul, minu arvestuste kohaselt peaksime 14 ja 15 praegu lahti tegema. Kui nüüd midagi on vahelt nägemata, siis karjuge. Siis ma näitan uuesti lihtsalt. Aga 14 on mingi selline asjandus ja kirjade järgi on see näoseerum põhimõtteliselt nagu siis, kui on neid punne näos ühesõnaga. Ja see, mul üldiselt punnidega probleemi ei ole, pluss ma ei julge sükest asja endale näkku panna, aga see on kindlasti leiab meil siin majas kasutust nende teismelistega. Ma pean lihtsalt uurima, et kuidas ta nagu teismeliste ja eelteismeliste selles mõttes nahale sobib üldse. Aga 15 on suurem, 15 on selline ja siin on, see on lahti. Siin on nüüd üks kahest, kas mul on lapsed käinud siin kallal või ma pigem ei süüdistaks advendikalendri tootjaid. Et see on eredust andev C-vitamiiniga keelseerum ja vananemisvastane. Et ma ei mäleta nüüd, ma pean jälle üle nüüd uurima, kas ma seda C-vitamiini võisin võtta või ei võinud võtta või panna sisse võtma see tegelikult. Nii, nüüd ma võin selle akna kinni ja nüüd ma ei mäleta, milline see oli. 15 või? Jah, 15. Panen siia tagasi. Et on sellised asjad, uusi asju maha tõmmata ei saa seekord advendikalendrist. Ja nüüd on niimoodi, et mul on huul jumal lõhki. Eile tuli huule sisse ohatis, eriti lahe muidugi, aga õnneks nagu ei ole väga valus ja tundub, et ta nagu juba paraneb. Et sellega on nagu on, aga meil oli täna hommikul täielik päkapiku fail. Päkapikkudel oli täielik fail täna hommikul, sellepärast, et päkapikud tõid mullinätsu lastane. Ja siis nagu üks suurematest tuletas meelde, või ütles nagu too, et päkapikud tõid mullinätsu, kahju, et me umbes seda süüa ei saa, sest et meil on breketid, vaata. Breketitega, nagu ma saan aru, ei tohi nätsu väga närida, sest nii mitu korda nad pidanud käima, seal on mingid asjad lahti tulnud ja jauranud, et nad peavad üli ettevaatlikud olema nende breketitega, nii et selles mõttes ma ei tea. Juhuslikult on mul juhuslikult on siseinfot, et homme päkapikud toovad seda pirni püree tuubi. Et
proovin nagu siukseid alternatiive leida. Tervislikumaid natuke. Aga täna mul on jah, kodukontoripäev, mul on nii hea meel, mul on lihased nii valusad. Mulle püksid, millega ma tööl käisin, olid pikad ja siis, kui ma avastasin hommikul, mul oli juba plaanis, et ma panen need nii pikad, et ma pidin panema kontsaga saapad ja mul oli 8-tunnine tööpäev. Niimoodi, et no mitte 8-tunnine nagu rohkem, selles mõttes tavaline tööpäev, nagu ikka tööpäev on, aga ma olin nagu suure osa jalgade peal ja ma ei ole harjunud konstega käima ja mul on sellised liigesed ja lihased valusad, mida ma ei teadnud üldse, et mul olemas ka on ausalt öeldes, sest et ma ei kujuta ette, mul on nagu mingi komberdan ringi põhimõtteliselt, jooksin eile ka jala hästi, no mitte hästi palju, aga ikka ma sammuga ulisin, ei tea, mingi 8000 sammu, midagi sellist, et ei istunud paigal. Ja kuidagi lootsin, et loksutab nagu lahti neid natuke ja tõmbab paremaks, aga ma ei tea, nii kange on, mul lihtsalt vist vanainimesel on puhkust vaja natukene anda oma nendele asjade lihastele ja liigestele. Mul on siin ees, ma näitan teile, üks mingi šokolaad. Ma polnud näinudki sellist. Väga hea on. Väga huvitav ja mõnus. Suuaks vett jooksma, pole jõudnud hommikust süüa veel. Kell saab 11, monteerisin siin videot jälle. Ja nüüd mul on see, et ma pean ära lõpetama, sest et vahele võtsin kõne, me broneerime reisi sügiseks. Sellepärast, et siis saab hakata, tegelikult meil oli plaan juba suve lõpus, aga kuidagi see on venima jäänud ühel ja teisel põhjusel ja nüüd on niimoodi, et me saime praegu paika alles. Aga see on üldiselt, mul ei ole tüdrukud ei ole üldse kuskil Soojamaa reisil käinud ja perega me ei ole käinud, et poiss on siin saanud käia reisida vanaemadega, aga tahaks nagu perereisi teha ja lihtsalt see on 5 peale ikkagi nii kallis, et jube hea variant on see, et me sügiseks praegu broneerime reisi ja saame hakata maksma seda juba praegu ja siis nagu siin nende, ma ei tea, 10 kuu jooksul siis ära maksta selle, et siis ma arvan, et see teeb nagu normaalselt, mitte et reisimine oleks nagu inimõigus ja ma ütlen, kes vähegi mind teab, ega mina ei elaks jumala ilusti liiga ära, et ma üldse ei reisiks, et mul ei oleks nagu mingit probleemi. Aga jah, et lapsed väga tahavad ja kui on seda võimalust ja saab niimoodi järekaga, siis on, või tegelikult see ei ole järelmaks, see on ettemaks ikkagi, et tagantjärgi oleks päris nõme, käid reisil ära, tuled tagasi räme väsinud ja siis hakkad mingi maksma veel seda reisi. Oi jumal küll. Ei taha mõeldagi selle peale. Aga igal juhul jah, siuksed plaanid meil on, eks siis jällegi tõenäoliselt vlogime ka, aga sinna on aega, nagu ma ütlesin, mingi 10 kuud. Aga jah, et kuna mul see kõne tuli vahele, et need asjad ära kinnitada, siis nüüd ma lähen tagasi, lõpetan selle monteerimise ära ja siis tegelikult mul on vaja arvutis teha kirjatööd natukene trükkida. Ja siis ma olen eriti elevil, sellepärast, et minu vanus saavad siuksed asjad elevile, et ma ostsin eile väetisepulgad ja ma hakkan kõikidele oma lilledele väetist panema täna. Nii et mul on kohe hea meel, et ma saan neid rõõmustada natukene siin sellel jahedal ja pimedal ajal, et sellised täiesti igavad plaanid tänaseks. Vot ja ega selles mõttes ma selle vlogi tõmban siin kokku ka, et aitäh, et te olete ja kirjutate ja vaatate ja saadate mulle sõnumeid ja asju ja ma avastasin muuseas, et ma saaksin YouTube'is nüüd kommentaaridele vastata helisõnumiga, mis on päris huvitav, sellepärast ma ei suutnud ennast kokku võtta täna, et seda teha, sest et see tundus, mul oli hääl, siis kui ma hommikul kommentaaridele vastasin, siis oli nagu hääl oli selline, ma ei hakka siin kägisema sinna, aga see on iseenesest päris lahe ja kindlasti ma mingi hetk katsetan seda ka. Aga praegu jah, suur aitäh teile, et te olemas olete, ma loodan, et teil on kõik hästi ja näeme juba paari päeva pärast. Tšau!